daamid ja härrad, head discgolfi sõbrad, tere tulemast vaatama Eesti Discgolfi Liidu harrastajate karikasarja 3. etapi järelvideot. Minu nimi on Roger Tibar ja minuga koos on kommenteerimas alati hurmav Rainer Lipand. Tänud ja tere tulemast kõigile vaatajatele märga ja vihmasesse Järve discgolfiparki. Nii on, oleme EpicBet Järve discgolfi pargis, mängime AM layouti ja nagu te juba video pealt näete, siis ei hellitanud ilma jumalad meie MP50 divisioni viimase ringi ajal. Nojah, seal ongi näha, et mina läksin üks sats ennem Vilmituid ja siis me saime eriti. Siin läheb Kaido 6, kui ma õigesti mäletan. Siin on tuttav mees. Jah, mina viskasin seal õnneks paremini kui esimene ring, aga nüüd loe ette sina, kes on? Juhani Heimonen esimese ringiga saavutanud soliidse skoori ja Margus Soome samamoodi on leadcardis. Gunnar Ersta on meil leadcardis ja neljandana on meil hea meel tervitada Erki Põlluveer, kes siis kõik saavad mängida esinelikus ja skoorid varieeruvad sealt erinevatest plussidest ja õrna miinuseni, nii et ma arvan, no sinna saame järgi tulla, aga Juhani Heimonen ennekõike, kes alustab, tegi selle esimese ringiga ikka meeletu eneseületuse ja tema tavareiting 914 sai päris kõvasti nagu lukku pandud esimese ringiga. Et ta oli väga-väga võimas. No nii, ja siin on esimene avadrive teile läinud. Mis sa siin ise ütleksid, Rainer, et kas ta on pigem ikkagi, kuna ta mängib par 4, on ta siuke turvaline eeskäsi või tahaks ikkagi tagantkäega minema sellist üleminevat viskuma? Kellel vähegi on eestkätses, see on nii kindel asi nagu, et siin Margus Soone, kellel ongi eeskäsi ainult tegi selle ära täpselt, mida sa pead tegema, et sealt on lihtne lähenemine. Ja no me teame, et meil on noored poisid, kes viskavad korvi alla ka, kui ilusti puudavalt läbi läheb. Aga siin Gunnari poolt on väike ebaõnnestumine ja tõesti seda vastutuult vahepeal siin esines ja kuna teil küll õnneks nii palju vihmasadu ei ole, kui oli, või vabandust, nendel mängijatel siin hetkel ei ole, teil oli, et siis on natukene lõbusam seda avadrive'i teha ilmselt, kui näiteks sul endal oli. Meil oli täielik paduvihm ja nagu täiesti läbi märjad juba selle sama raja lõpuks, et noh, ja ma ütlen, et me ei toibunudki, enne 7 rada me istis nad keegi pöörditki, aga noh, siin on ka paremad mehed ja vihmi natuke vähemaks. Jah, ja Gunnar on siit oma lähenemisega väga hästi hakkama saanud, nii et siit võib parilõhna tulla küll. Just, ja nüüd on vaja õnne, et lihtsalt sealt puudavalt läbi tulla võt õnne ei olnud. Kas see huvitav jäi seifi? Siit video pealt oli seda keeruline hinnata jah, aga loodame, et jäis, et siis on veel kõik võimalused olemas. Ja meil on ka vasakukäeline mees pundis, kes siis esimese viske, noh, näed. Milline puidu armastus? Kuna see on safe, ma ütleks küll, kuna ta viskab ketta tagant polnud markerit pand, et siis järelikult on safe. Nii. Tulevad ka kiired putid ja ma juba tean, et mulle Margit ütles ette ära, et kuna Margus on hästi kiire poiss, siis lihtsalt lähenemist ei jõudnud kaadrisse võtta ja see oli juba tema pördiput, mida me siin nägime. Ahah, no just, ega ma saan aru Margitist, ta ei ole harjunud, Margus on tõesti kiire mängija. Ja pöördid tulid siis Margusele ja Erkile ja natukene siis Margus võttis järgi Juhanile esikoha heitluses nii-öelda. Teine rada par 3, 88 meetrit. Võt mina ja liiga hästi ei ole seda rada veel enda jaoks lahti mõtestanud, kumma pidi ma tahaksin mängida, aga siin Margus näitab, et kui sa isegi pikaks justkui viskad, siis ta feidib õigel hetkel tagasi ja tema jaoks metsas puid ei olnud. Ja see on sama rada, mis meil on kasutusel ka Pro layoutis, nii et nii-öelda AM layouti kohta siuke tummine rada, aga kui sa oled tehniliselt selle kätte saanud, nagu siin mehed näitavad, siis väga hullu ei ole. Aga A-joo on saada koridorist läbi, et mitte saada põugit. Minu jaoks on loogilisem tagantkäe üle minev siin viskamiseks, aga ma näen nii palju eestkäsi, mis õnnestuvad ka hästi, et ma tean, et mul on ühesõnaga palju õppida. Käies tihti sellel nädala mängul neid radu mängimas, siis ma ütleksin väga ilus vise, et ma näen pooleks neid, nii eest kui taga, et ise loomulikult ma olen tagakäe mehena seal ja avastasin just uue ketta, millega seda rada mängida. Ahah, tahad sa reeta? Jah, sain siin Kiiult Page Pierce'i Joy ja seega ta on natuke kangem kui varasem M4, aga praegu mehed putivad ja praegu veel pööriti ei ole, aga äkki siit. Aga vaata, kui hea drive ikkagi Margusel viskas sealt puudest läbi, justkui vaatad, et pikaks feidis õigel ajal, aga nätaki putt kenasti sisse ja töötab. Eeskämed ütlevadki, et suurest kasest kas natuke eest või natuke tagant ja
vastavalt sellele, mis sorti kettaga lähed ja et see kask on vaja lihtsalt mööda saada, mis seal tee peal oli. No nii. Ja ammarajal ütleme, et kui sa ikkagi parri võtad sellel kohal ära, et muidu sa tahad ju ammarajal palju pöördisi saada, aga see rada on selline, kus võib-olla alati ei saa. Aga 2-2 jälle, sama nagu esimene round, aga ainuke, kes... Korraks vaatama segama sind vahel, et ma esimese rajal ütlesin, et Margus puttis pöördit, aga tundub, et eksisin, oli siiski parri puhkus. Aga nüüd siin teise rajal näitas praegu see kaart parri. Võimalik, et siin oli pildil nüüd väike eksitus nagu, sest et Metrixis mul on tunne, et Juhani ikkagi nagu ka drive'idest ja visetest tuli näha, tegelikult sai mõlemal rajal parrid. Ja Margus tegelikult pöördi mõlemal rajal, just. Saab täiendada õnneks. Just, vasaku käe mehe viset, kui sa saad selle niimoodi üle minema ja tagasi tulema. Aga see on ka pöördi mängimiseks, vabandust, on enam-vähem. Kahjuks see rollis muidugi sinna paremale ja paremale sa ei taha olla, nii et praegu oleks vaja, tuli keskele, see on hea. See parem on kõige halvem versioon siin. Aga tee äärest väga okei. Kuna see mängib par 4, siis võiks ju öelda, et see on võrdlemisi lihtne pöördirada. Siin me näeme ka ühte reeglit, mida on võimalik kasutada. Sa saad võtta sirgjooneliselt korvi suhtes, siis lombi ääre servani, kui on soovi ja vajadust. Casual water siis, ehk siis ei pea sinna lombi sisse astuma. Eeldasime, et kuskil see võib käiku tulla, aga tundus, et Gunnari puhul oleks see sirgjooneline. Gunnari just näitas teistele, et et ta peab nii kaugele minema, kuna see on selline pikk lomp ja otse korvi suunas ta oleks pidanud minema kõvasti tahapoole, et ta parem astus lompi ja tegi selle lähenemise niimoodi. Mis on ka siis teine aktsepteeritav variant, et kui sa oled nõus märjaks ennast tegema või on sul väga head jalanõud, siis saad ikkagi ka lombist visata. Ai, napilt. Gramm kõrgeks see putt jäi. Tavaliselt kaob väga kiiresti vesi ära siin, meil on liivane pind, aga paraku seal see paduvihm oli just äsja olnud ja terve päev oli tegelikult teda näha. Suurepärane putt. Ja statistiliselt sellel teisel päeval, kui me vaatame, mis see kolmas rada mängis, siis keskmiselt 3,7, nii et ikkagi alla parri ja seda võiks ka ikkagi eeldada arvestades, et vaatad kogu võistluse statistikat või selle divisjoni oma? Ma vaatan hetkel teise ringi nende gruppide statistikat, kes mängisid siis koos. Seal on siis MA3, MA2, MP50 ja juuniorid. Just. Nii. Neljas rada, par 3, 78 meetrit. Siin on tehtud väga hea lisandus, kes ei ole käinud vahepeal järve rada mängimas, et see vasak äär on kõik OB-dokkidega ära piiratud, ei ole võimalik enam piltlikult suvaliselt lahmida. Just, seda me olime oodanud varem, et tõesti võtaks ära selle, aga nüüd, kus tiiala on toodud jälle siia nii-öelda välja äärele, siis ta on nagu teistmoodi selline keeruline, et rohkem mängib eeskeraja, nagu ta varem oli sealt metsas seest rohkem tagakäega parem visata nagu korvi alla, siis nüüd on kindlasti korvi alla parem tee. Kui sa oled vasakkäega, siis tagakäega, aga tegelikult just eeskäega nagu. Ja siin dokkide värvus on küll see asi, mis täpsustab selle, et tegemist on sealt hasardalaga isegi, mitte OB-alaga. Siin me näeme, jah. Võid endale elu ikkagi väga keeruliseks teha, et ei saa kolmandat viset teha mugavalt kuskilt lähedamalt. Nii tema on, jah. Et siin on, jah, lisaks sellele puhtale joonele eestkäega ikkagi on sul lõpus päris mitmeid puid, mille, et õnne peab ka natuke olema. Ja siin on lihtsalt hea tugev putt, alati üleraud on, nagu ma olen öelnud varemgi, on nagu selline aus vähemalt üritus ja möödavise. Ausad putiproovid on, et õnneks, kuna vihma ei saja, võiks eeldada, et mehed saavad kuiva putteriga puttida, kui on olemas kõik vajalik inventar selle kuivaks tegemisel. Kuidas sul endal vihmas mängimisega on, et kas on märgata kohe, et iga element hakkab lagunema, sest et haaret pole või? On suhteliselt lagunemise tundemärke tõesti, et olgugi, et on süka, vihmavarjud, kõik rätikud, siis kui see käsi hakkab minema ikka sul päris ära käest, nagu siis nagu selliseks märjaks ja siis liiga kuivaks, siis see kõik nagu mõjub kuidagi see. Raske on sellest gripi asjast üle saada, selle muutumisest. 500 par 371 meetrit ja siin on justkui 2 tunnelit. Siin on olemas eeskäejoon, siin on olemas tagantkäejoon ja mõlemad on päris hirmsad.
jah, siin peab tabama joont, et ausalt on nad küll mõlemad olemas ja siis pluss isegi kui sa joont tabad, siis ka korv on ümbritsetud puudega niimoodi 6-7 meetri kaugusel. Vaatame, Ja siin on näha. siin saab. Aga õnneks tagapool on vähemalt see suurem puude hulk on möödas, et lähenemine peaks olema temal lihtne Erkil. Ja siin väike eksimus, mõni varasem puu ja võid ka ennast leida päris tõsisest vanglast, kus on juba keeruline sinna korvi alla saada, aga Gunnaril siin tundub, et on selline, tahaks öelda lihtne lähenemine, aga kõike võib juhtuda. Jaa, väga tundlik ikkagi nagu, et ei ole lihtne seda ikkagi teha nagu jällegi, lähedal. Vaatame siin. Üldiselt tundub, et mehed on väga valmis oma selleks viimaseks ringiks ja väga ei ole sellist närveldamise tundemärk, et üsna head üritused on ja suuri vigu ma ei ole vast näinud kellegilt. Või noh, seal on väikeseid OBS käimist, aga... Jah, MP50 Divisioni on ilmselt hea kaamera ette tuua ikkagi, et elukogemust on piisavalt palju, et küll need närvid kannatavad. Ja tõenäoliselt ka mängukogemust ka. Just. Gunnarit mäletan juba päris pikka aega mängimas meie siin Tallinna ümbruses. Ja mina mäletan, mina olen, eks ole, sinuga võrreldes ja siin kõigi pildil olijatega võrreldes ilmselt väga vähe mänginud, aga mina mäletan neid hetki, kui veel oli selline discgolfi rada nagu Saue discgolfipark, kus käidi väga palju ja Margus Vaana käis ikka 3 kättega seal peale. Ei näinud kordagi seljakotti temal. Ja, just. Ega tundubki, et Marguse ja Gunnari näitena ega ketteid ei pea palju olema ja tähtsa, et sa oma visked hästi teeksid. No nii, Por 3, 85 meetrit, 600 AM layout'il. Mina seda eeskäijoont ei ole isegi kordagi mõelnud, pean ausalt tunnistama, et sealt kaudu minna, aga Margus näitab, et on olemas alternatiivne tee võrreldes sellega, mida siis rajahaldaja on ette näinud. Üksikud väga täpsed mehed seda teevad tõesti, kes väga tunnevad ennast eeskäiga kindlalt ja tagakäega see ei ole ka lihtne, et sa pead võt selle sama nükse üleminemise nurga alguses peale panema, et alguses ei läheks kohe hakkaks vasakule minema, nagu siin eeskäiga Erki demonstreeris. Et väga täpselt poisid suudavad seda flatina või natukese haiseriga visata, et pigem sa ikka keerad natuke peale, et igaks juhuks ta oleks pikem natuke aega sirgemalt õhus ja siis tuleks. Mulle see väga meeldib, mis ta tegi. Tõesti väga ilus ise. Aga pükaks äkki või? Tõenäoliselt võib-olla, aga mitte nagu sellises meeletus. Ma arvan, et jah, paistab seal ikkagi sellisel 5-6 peal äkki. Aga näe, mis me näeme siin lombist, et ei ole ikkagi liitkaardi see ilm enam hellitamas. Ikkagi päris arvastatavalt on liikas olemas. Jah, olles seal 15 minutit varem startinud, siis ma ütleks, et ta ikkagi kuskil 10 rada kestis kindlasti see selline tilkumine. Algus oli väga tugev, siis ta hakkas tilkuma ja siis lõpuks on lahti. Nii. Annaks oma parri putid sisse ja eest käega. Margusel on ideaalne drive rullitesse, nagu me viski maailmas ütleme, see ise läks ja siit ta birdie endale ka võtab. Seda moodi Just. Erki samamoodi tõesti, kasutas ära seda nii-öelda vasaku käega, sul on parem sinna koridori minna, kuna saad nagu rohkem vasakult visata tiiala nurgast. No nii. Rada par 428 meetrit ja nüüd, kuna Margus läheb ees käega, siis tundubki see üks kõige ideaalsemad liine, kui see lõppu liiga kenasti välja läheb, aga ei sealt ikkagi puu tuleb. Kurat, ikka see mingi puu. Aga par 4-na jällegi suht hea lähenemine on. Vaatame, kas vasaku käeline, tõenäoliselt peaks sama asja proovima teha, et keerab natuke peale ja laseb madal. Temal jääb veel läheneda. Sarnane joon võib-olla kõrgelt visates oleks ehk äkki toiminud, aga siin kindlasti selle vihmaga saada ka sellist grippi, et saada spinni piisavalt kettale, siis ei ole alati lihtne. Just, Gunnar huvitaval kombel läks tagakäega ja mängis, mõlemad mängisid mööda teed ikkagi tagakäega, et paljud tagakäe mängijad nagu mina viskame tegelikult otse sinna metsa ja laseme tal hajuda ja see on üsna töötav lahendus, aga paremad mehed teevad teisiti ikkagi. Nüüd läks natuke, viga tuli sisse. Päris hea koridor. Nagu sa ütlesid, siin paremal pool tõesti on ruumi võib-olla, kus visata, aga see seal ka oleneb, kui ikkagi saad puukiki ja natuke veel paremale poole lähed, siis on juba džungel ja mitte isegi võsad džungel, vaid puude džungel.
läheb halvemaks kogu aeg just. Nii, vaatame Juhani putil, aga pikal putil paraku. Nii, Gunnar oma lähenemisega alustas ta siis tagant käega, et lõpetada lähedal 8. raja tiialale. Ja siit on nüüd natukene eeskäega joonistamist. Pole palju minna, aga suht palju puid on ees ja ei saanud seda spinni jah ilusti, et ketas ei hakanud nagu niimoodi tööle, nagu võib-olla ta lootis. Läks rollerisse lõpuks jah, ja Marguselt siit kindel lähenemine, et oma parra ikkagi kätte saada. Vaadates, mis see 7. rada tol päeval tegi, 4 siis ütleme tugevama divisioni jaoks mängis 3,9, mis on isegi mõneti võib-olla üllatav. Ma oleks isegi võib-olla eeldanud, et mängib vähem. Jah, ta sellisel kujul on, ütleme selline, no ütleme lihtsama poole rada, et sama rada siis selles pro-asetuses on statistiliselt üks kõige raskemaid üldse. Et seal avavise tehakse palju raskemaks samale korvile. Aga noh, võib-olla need vihmased olud jah, ei andnud nii palju pöördisi inimestele, kui võinuks oodata. Ja siit siis kõik parrid. Aga tuleb välja, et on ikkagi mehi, kes siin rajal suutsid ka iiglid võtta. Neid oli 2 tükki. No need kindlasti seal kuskil noortes. Pika viskemehed. Nii, saarele ja võt isegi eest käega minnakse saarele, aga noh, Margusest me juba rääkisime, et ta tahab eeskätt visata, nii et ja see läks üle. Et see nagu praegu tõenäoliselt oli tagatuul, kui ma meenutan seda olukorda sel hetkel, mis võib tihti ketast viia nagu kuskil nii 5 meetrit kaugemale, kui sa arvad. Jah, 79 meetrit on üsna ligipääsetav kõigi jaoks, kes juba siin harrastajate karikasarjal ikkagi mängivad, olenemata divisionist. Aga ilmselt just see OB ala võib natukene hakata mõjuma inimestele ja pea teeb sinu eest kehva tööd. Käed võib-olla teevad õiget tööd. Ei, absoluutselt, et see ise nagu on selles mõttes kõigil olemas, aga jah, kuidas see asi niimoodi teha, et see ilusti toimiks, et drop zone'i minnakse, kui saarele ei saa. Vot see tundus, et läks ilusti kohale, aga noh, et ei läinud pikaks. Ja julge sooritus siin Marguse poolt. No. Sest on ju siin ka neid olukordi, kus saadakse, ütleme 5 meetri raadiusesse korvist ja siis hakatakse puti mängu tegema ühele poole mööda, teisele poole mööda. On olnud siin ja isegi veel OB-sse nagu, et kui tuul oleks vastu olnud, siis sealt, kui tõstab ja viib liiga kaugele, siis on see lausa ohtlik. Aga siin on praegu kõigil veel tagant tuul õnneks, et pigem surub alla. No nii, kas saame pöörid ka näha? Jaa. Olemas. Gunnar täitsa tublisti puhta mänguga -3 praegu teinud. Jah, ja Margus võtab siit oma OB4 ja samal ajal on ka sellelt rajalt, ma vaatan, Juhanil ikkagi ka. Ilusti jah, keeras korvi taha see, aga näed, Erki sai põugi niimoodi, et ta ei visandki saarelt välja, vaid lihtsalt oli see putiralli, mida sa ennem ohtlikuks pidasidki, mis aegalt juhtub seal. Ei ole ka 3 meetri peal miski kindel. Ja see on asi, mis selgelt närvi ajab, nagu noh, kui sa sellel lihtsal ajal nagu ja veel saad saarele ka ja siis no ühesõnaga see mõjub kindlasti. Aga Erkil ongi praegu raske, sest ta on nagu maha jäänud sellest esikolmikust. Ma olen kuulnud, et nüüd see rada pidavat olema nüüd üks raskemaid. Paar 302 meetrit lihtsalt selle korvi muudatuse tõttu, kes on varem järvel käinud, teate, et see korv on justkui otse või vasakul pool selle teeraja suhtes. Nüüd on see viidud siis paremale, tahab ta ilmselgelt sellist tagantkäe üle minevat või lõpuni sirgelt ja natukene lennu lõpu osas siis paremale hajuvat viset või siis noh tõesti eestkäe virtuoosidel on ta peaaegu, et viska otse ja lasel kettal vajuda. Jah, eeskäega ta nüüd on kindlasti lihtsam rada kui ennem, tagakäega sul on hea viske puhul veel õnne vaja ja noh, ta on raske tõesti nii-öelda am layout'is, sest ta on sama, mis pro layout'is ja pro layout'is ta ei ole raskete kilest, ta on seal vahepeal, aga ammis ta on tõesti, ma arvan. Aga vaat kui ilus vise. Jaa, just, vasak tagakäsi, jätke see meelde, see on selle raja võti. Aga noh, isegi seda... parema käeline, siis siin rajal tuleb visata vasakut tagantkätt. Just, sest see töötab, nagu te nägite. Nii,
jah, Johanil oli ka tegelikult väga hea paremakäeline tagakävise, aga paraku siit puudest läbisaamine on mõnikord seotud õnnega nagu. See ei ole puhas liin, nagu see Erki oma oli. nii, ja Gunnar on siin nüüd oma pördivutil ja hatsa, vaat kui ilus. Poiss. See on see OCP väljaspool ringi tehtud putt, et siin Tõnis oli teinud väga ilusad ringid. Ja sellest on nüüd kahju, sest et see oli, oleks ikka parri ära päästnud. Et nüüd on jah, kes iganes järverajale nüüd tuleb mängima, siis seal on 10 meetri ringid on ilusti näha, kuna on ka plastikud maha löödud natukese aja tagant ring, kuhu, et sai ringi tõmmata, ühesõnaga, see on väga hea lisa rajale. Nii. Front 9 on tehtud ja siin on Margus tugevalt ikkagi seda liidrile kandadele astumas, et see enda kätte haarata. Tõsi. Par 422 meetrit ja ma pean tunnistama, et see rada mulle personaalselt AM layout'il üldse ei meeldi. Pro layout'il on ta nagu mõnus, loogiline, AM-il ma kutsun seda rada viskaja palvetarajaks. Põhimõtteliselt ma olen sinuga nõus küll, jah. Et Pro rajal on ta väga arusaadav ja igatpidi loogiline ja AM-rajal see esimene vise on siis see, jah, mis nagu kuidagi ei ole nagu selgelt nagu välja joonistatav, et sa pead nagu õnneliku asja tegema. Jah. Ja on neid igast vahedest on sinna platsile saadud, ma olen näinud, et aga just, et mis see õige on nagu. See on nagu päris õige tundub. Ma mõtlesin, et kui see ka nüüd siit lõpuni läbi läheb, siis tõesti on puu õnne siin meestel ja lihtsalt viska, pane ketast teele ja läheb oma soodu. Aga jah, mulle endale tundub ka, et kuna ta mängib par 4 meil siin AM layout'is, et siis esimene ise võikski olla pigem selline, millega võib-olla distantsi ei pea püüdma minema, kuskile istutada sarnasesse kohta nagu Juhani, võib-olla isegi gramm lühem ja tegelikult sul on lähenemiseks siis maa ja ilmruumi. Ja sa ei tohi sinna esimesse metsa kinni jääda, siis on raske juba, aga nii kui sa saad selle platsi algusse, siis üldiselt on võimalik see pöördi võtta, et see esimese vise tähtsus ja samas selle koridorite, täpsete koridoride või siukeste laiade koridoride puudumine võib olla siuke, jah, mis natukene teeb siuke random elementi mängu. Nii, Juhanilt, väga ilus. Kui Juhani puti liigutas mulle selles meeldib, see tundub kuidagi selline hästi vähese vaevaga, aga päris hästi hõljuv. Hästi rahulik ja sujuv nagu niimoodi ühes vaikses tempos ja lendab. Just, aga lähenemine tal kahjuks oli see, mis rikkus ära selle lihtsa pöördivõttu. Erkilt, jah, täna ei ole korvidega sõber. On olnud eksimusi. Aga ei eksi Gunnar. Gunnar on väga hästi ja Gunnar on see hooaeg üldse minu arust neid karikasarju väga stabiilselt ja ilusti mängida, et oli temaga võimalus jõulumäel mängida koos ja väga ilusti teeb oma asja. -7, -6, -6, väga intrigeeriv seis on peale 10. No siin on kõik veel võimalik. Jaa, see on hea rada. 11 par 4 ja 119 meetrit kokku ja piltlikult, tead, ma mäletan, Rainer, kunagi ma tulin Disklandi ja küsisin sinu käest, et ma tahaksin ketast, mis lendab otse vähemalt 5-60 meetrit. Ma arvan, et sa võisid seda teha, jah, neid inimesi oli. Andsid mulle sauni pihku, aga siin on vaja sükest, et tahaks midagi, mis tagant käega sirgelt sott lendab. No, see on minu ainuke selle amatööri uue layout'i Eagle'i rada, kus ma seda olen vist 2 korda saanud ja minu puhul on see Thrasher igal juhul. Aga jah, seal tuleb panna kõva haiser ja visata tee keskele ja loota, et ta täpselt sirgelt jääb minema kuni lõpuni. Nii on, sest see vasakpoolne puu, mis siin kohe tiia on see võib natuke häirida, aga vaat kui kena. Vaat siukest viset me tahamegi siin näha. Oi, see on magus. See oli magus praegu. Täpselt see, millest nagu ma rääkisin. Ja kaunis. Aga kes sinna ei saa, nemad peavad ikkagi võitlema. Kui väga hullu kikki alguses saa, siis ikkagi ta on suhteliselt lihtne parrirada, kui sa pööriti sattu saama, aga mõnikord see kikk on ka nii hull, et saab mingi halvema asja. Aga lähenemiste puhul tõesti, kui sa enam-vähem kuskil fairway lähedal oled, siis võib jääda olenevalt olukorras seal 50 meetri tuuris seda lähenemist ja AM layout'i puhul tõesti väga suur osa neid par 4-sid ikkagi on pöörditavad, kui mängida väga turvalist mängu. Ja see oli väga ilusti üritatud läheneda, samas ka võimalus sisse anda, mida Gunnar tegi, et suure kaarega hästi korvi juurde, et ta ei lähe sealt kuhugi. Mõnikord läheb sisse.
Gunnari puhul muidugi on see tore tõdemus ka, et kui teinekord vähegi huvi ja tahtmist on, siis tasub uurida ka peale registreerimisvooru lõppu, et kas on võimalik mingi ime läbi veel peale saada, sest et Gunnar, kes meil siin lead card'is mängib, otsustas mõni päev enne võistlust, et kuna graafik muutus ja tal on võimalik siiski mängida, et kas teie tee laseb peale. Ja kuna mul oli võimalik, sest et jooksid antud juhul need poolid niimoodi kokku, siis vat, tuli mängima ja lausa liider kaardis. Me nägime Juhani iigliputi ära, ilusti oli mees, oli 5-6 meetri peale, võttis selle ära. Kaunis. Ja nüüd saab Juhani sellega aru. Jah, ta on tehtud palju paremaks, kui ta ennem oli, nagu ma arvan, korvi viidi kaugemale ja nüüd on vaja teha sihukest pro-rajal, kusjuures nüüd tekkis päris keeruliseks läks asi, kuna juba päris raske on välja visata, aga amatöörajal mõnusad sirget piset ja päris hästi tehti seda ka praegu. Ja see tagakäe variant on endiselt alles, mis varem oli ka mängus, aga näed, natuke liiga laialt läks. Jah, siin nüüd ongi tagantkäe mängijatel on 2 liini, mida valida, see, mida näitab siin Gunnar ja siis vasakult poolt otse rohkem siis peale. See oli mingi känd vist äkki ja Jako. Just, vaatame. Aha, jälle see vasaku käe. Ja mina arvan, et tema läheb nüüd jah, sealt vahepealsest. Just. Eks see on ka veel variant. Vasakaga jah, sa saad nii jälle äärest visata, et sul on see lihtsam. Nonii, Margusel siis praegu põnev hetk ikkagi. Aga ma võin ka öelda, et siin visati teisel võistluspäeval 1 hole in one. Väga ilus. Ja see oli selline mees nagu Rando Tihane MA2 divisionist. Palju õnne, Rando, see pidi kindlasti olema väga mõnus kogemus, kui sa PDK võistlusel suudad Olari panna. Aga kahjuks me näeme, et Juhani put ei õnnestunud. Ikkagi need pinged on olemas, sest võistlus hakkab nüüd juba jõudma sinna viimasesse kolmandikku ja siis juba hakkavad mõtted minema sellele, et mis nüüd saab, et kas mul on võimalused ja mis teised teevad. Ja siit rajalt ainsana Birdiga tuleb maha Erki, teised kõik peavad rahulikult parriga edasi minema, aga nagu me teame, on ju parr discgolfi alustala ja mine edasi ja proovi järgmist. Parriga jah, sa ei pruugi võib-olla väga palju kaotada, aga oleneb rajast. No nii, kas me näeme üleviskamist üle siis selle Hazard jõe pigem, jah? Jah, parr 419 meetrit. Selleks, et üle visata, peaksid sa ikkagi natukene üle 90 meetri suutma visata, aga siis sa viskad ennast kraavi. Just, vasaku käega kindlasti tagakäega, see on ainuõige otsus, et see on nagu kindel joon ja Erki ei eksi. Ma ütleks jah, et isegi 95 on vaja, et seal on see viimane see küngas on niimoodi, võtab kinni, kui sa natukene jätad niimoodi nõrgaks. No vaatame. Ja tõmbas üle ilusti selle ketta minema ja kettas kannab. Ilmselt on, ilmselt seal samas väikses augus. Just. Aga see hajub vara ära. Aga see oli nurka mäng ja läks OB-sse, milline viga, kusjuures ma arvan, et see on see, mida Margus nagu küll peaks taga nutma, kui nüüd võit peaks käest minema, sest et ja see on ka viga, kusjuures Juhani pani pinged peale oma hea drive'iga, ütleme niimoodi. Praegu ma näen seda küll sellises võtmes. Jah, ja siin nüüd lähenemine ei ole muidugi kõige keerulisem. Ütleme sellise olukorra puhul, kus on tõenäosus, et näiteks mugav distants jääb sinna Hazardi jõe keskele, siis tegelikult see rada mängib võrdlemisi lihtsasti ka Birdit niimoodi, et sa viskadki oma 60 meetrit nüüd siia Sportlandi piirde ette ja siis lähened nii, nagu Gunnar seda praegu teeb. Jaa, just, et täpselt nad olid, üks oli eeskäe jaoks heas kohas, teine oli tagakäe lähenemise jaoks heas kohas ja suutsid oma asjad ära teha niimoodi, et ei jäänud siia puudesse kinni. Jah, augus, ja sealt august ei ole alati kõige paremini näha, sa näed võib-olla seda korvi lipu ülemist osa, aga alati isegi mitte seda korvi. No pigem lähed ikkagi alla viskama, kuigi alati tahaks iiglit saada ja kindlasti praegu Erkil on see mõte peas, et kui nüüd saaks. Sest et siit on nagu 13 meetrit ja natuke nõrga võitu. Aga see oli natuke mäest alla ka, et seda on päris raske lugeda, et kuidas peaks viskama, kui see ei ole just Cannon puur.
Just, ja siit võtab Parr. Gunnar oma parri ära. Ben 4, Margus samamoodi. Ja Et vaatame, suurem jama langes ära nagu, jah. Nii, Erkil nüüd on siis pöördiput. ai, taas kord me näeme ühte ebaõnnestunut pöördiibuti. Vot siuksed asjad jäävad kummitama. Ja eriti kui sa tead, et sa tulid sellest iigliputist, siis ja siis on parr on pigem see tõenäoline. Ja siin on see üks pöördi, nagu me näeme siit ka ekraanigraafikast. Ja Juhani veel hoiab oma esikohast kinni. Siin on tal veel jäänud mõnigi rada mängida, et piltlikult võta rahulikult, vaata, mis Margus teeb ja liiga palju riske võta. Kindlasti ja paar viimast rada ja seal on võimalus nagu eksida ja võtta, nii et noh, ühesõnaga pole kindlasti läbi ennem kui on läbi. 83 meetrit on see 14. rada, par 3 ja siin pigem parema käe puhul igal juhul on eeskäsi soositud, on tagantkäe võimalus tõesti, aga see on juba päris filigraanne ja tehniline vise. Tõsi. Kuigi ma olen täheldanud, et seal on ka tagantkäe mängijate jaoks paremakäeliste puhul siuke otseliin olemas, väga kitsas, aga olemas. Tõsi, ka see on olemas ja minust ka tihti mängib ka Margus seda, aga mitte praegu. Ei, Margus läkski seda üritama, aga näed, eksis. Sealt puude vahelt on tõesti tiiala pealt suhteliselt kitsas, aga lõpuni otse minu koridor. Nii et jah. Korvi viidi siis tahapoole varasemaga võrreldes oma 15 meetrit, ma oma silmaga ütleksin, pakuksin. Ja see on hea muudatus, ma arvan. Küll. Nii, vaatame, kas nüüd mööda sama koridori lõpuni välja. Ja mees on hea nii-öelda scramblija. Jah, seal on stabiilne, liiga palju üle ei mõtle ja teab, mida see ketas teeb ja võt seal, kui ma seda vaatan praegu, Erkil on selles mõttes huvitav step-uti tehnika ka, et ta nagu tuleb, kõnnib sinna taha, mitte ei alusta. Just. Sellise tempo teeb endale juba ette ära, millega ta nagu läheb sellesse. Nii, ja meil on... Mõni inimene ütleks, et selle sammudega ta nagu paneb oma sihiku paigast ära võib-olla. No just, et sa pead olema väga flow's sees, nagu et sul see asi toimiks, aga ma arvan, et talle sobib. Ja. Nii, siit tuli see 3. Gunnaril on siin pöördiputt. Jaa, tuligi eest käega kaarega ja... Lihtne. Ja võtabki. Just, tema oligi paali viskega maas nüüd 2 liidrist ehk. See oli talle hea. Ta ainsana võtab ka, nii et tema on ka väga tugevalt ikkagi tegelikult veel esikoha kinni. Ja just. Et nüüd tuleb ka selline huvitav vahepealne rada. Nagu näha, siit pildilt saab tulla nagu vasakult poolt, aga tegelikult on koridor ka otse. Ja siin on väga hästi ilusti näha ka eeskäemeestele. See vasak pool on selgelt armsam. Aga ma ütlen, et ka mina lähen vasakult poolt lihtsalt üle minema tagakäega. Gunnar siin rahul igal juhul oma viskega üle, kohe on näha, et see Haiseri nurk oli veidi liiga suur, ketas liiga stabiilne selle jaoks. Samal ajal, kui nüüd Juhani vise, no kõigest läbi ja sinna 10 meetri. Väga ilus. Jah, natuke tõmbas sirgemaks ka õhu jooksul, et päris ilus oli. Sa lähed ka pigem sealt vasakult poolt või? Vasakult jah, aga viskan lahjad ketast üle minema. Nii pidi lausa. Ja suht edukalt nagu. No võt, mina jällegi valin 6 korral 10 ilmselt selle otsejoone paremalt. Jah, mis on pro-rajal kindlasti variant, mida tuleb teha. Ja vaatame, kuidas Margus nüüd, kas sai putile vist, võis saada küll. Gunnaril väga pikk putt, see on, tundub juba 3. ring siin. Jah, see on siuke Hail Mary nagu, et Oho. Ja, ta oskab seda asja, tundub, see on talle väga hästi käesse, kõrgelt kukutamine. Seal on muidugi see oht, et kui nüüd ilma kettideta sinna korvi põhja seda saab, siis see võib ka väga kergesti välja põrgata. Jah, see oht on tõenäoliselt olemas, sest et ta tuleb päris hea hooga ja nii, vaatame, Erki läks jah liiga kaugele ja seal on juba mõned puud ees ja asjad. Midagi ei ole teha. Tuleb siin parriga leppida, aga nüüd tuleb see parriputku sisse panna. Ja ei ole õnnestunud varasemalt need kõik ja kas seekord ei õnnestu kahjuks. See 6-meetrine putt Erkil tundub, et on üsna saatuslik sellel võistlusel. Tunneme Erki sulle kaasa, seda kindlasti järgi vaadata on ka päris piinarikas. Ja, aga Juhani võttis. Juhani on näidanud nii ees kui tagakäega väga ilusat mängu nagu, et ta suudab mõlemaid. Mina tean, olen temaga ikka ka koos mänginud ja ma ütleks, et ta on see mees, et kui tal putt jookseb, siis ta on nagu paneb igalt poolt ära ja teeb igast asju, aga see ei jookse üldse iga päev nagu. No ja 2-ga on juhtimas. Just.
no 16 on hea rada, tagakäega on seda eriti mõnus alustada. Par 434 meetrit ja ütleme praegu siin iiglit saada võimalik ta on. Selle jaoks peab tõsine kahur olema, selleks, et siit birdit saada. Ei ole isegi vaja liiga palju visata. Võid ka jätta endale sellise 8-70 meetrise lähenemise, kui tahad, aga kui sul on seda jõudu, et kõrgelt minna ja saad veel skipi ka vasakule, nii nagu Gunnar siin küll ei saanud, aga vahel ta sinna vasakule poole skipib, siis on juba lähenemine selline mõnus maasikas. Ja eestkäe jaoks on siis ohtlik see, et nüüd on otse, on ka OB olemas, et ja aga õnneks Gunnar pani piisavalt nagu nurka peale ja ei läinud ta sinna. Margus. Vaatame vasakuga, ja just Margus, vabandust. Vasakuga on see muidugi veel niimoodi. No tule. Et seal paremal on see OB. No. Aga tundub, et läks piisavalt kaugele ja ei ole äkki. Graafikat ei tulnud, nii et eeldame, et ei mängu alasse. Nii, ja see on Margusel hea koht. Ma ütlen, et siit on üksikud puud nagu, jah, võib minna ringiga, võib minna keskelt ja ma arvan, et see on optimaalne. Ja, kaks väga head drive'i, et siit on tõesti nagu suhteliselt lihtsad lähenemised. Noh, nii lihtsalt, kui nad saavad olla võistlusolukorras. Nii, ja siin on nüüd Erki tegemas oma järgmist sooritust. 16 rada, vähe on lõpuni jäänud ja siin tahaks ju ikkagi hakata neid birdisi võtma, aga ikkagi see puu ei tee seda birdi putti kõige lihtsamaks. Kuna tal oli marker maas, siis see võis olla ka OB, sest et Metrixist ma vaatan, et vist oligi. Ja penalt on talle tõesti märgitud. No nii, aga nüüd jah, nüüd tuli väike eksimus lähenemisel, mis ongi siin ja siuksel hetkel kindlasti Juhani väga ei armastanud seda, et see nüüd juhtus just, läks vastu puud ja tegi pika puti. Mängib see siis raskusastmelt 4. raskematest. Ahaa, tõsi. Tõesti, jah, 3,7 on siis parri suhtes, kui meil parr on 4. Nii et ei ole jah, just kui liiga lihtne, aga... See on üllatav jah, minu jaoks natuke, aga samas eks siin on palju sellised suhteliselt võrdse raskusastmega radasi, et äkki ta tõesti jäi niimoodi. Vau, 2 rada lõpuni 10-9-8 Juhani Margus Gunnar. Ja parim on siis -6 Margusel. See sama 17 rada, par 433 meetrit, minu jaoks personaalselt kõige rohkem kuidagi sellise vaimse poolega mängiv rada, sest et tahad saada ikkagi sellest nõlvast seal väiksest kaevikust üle viskama, siin väga õnnelik vise Gunnarilt, et OB-sse läinud. Vedas. Just see vasak auk siin, kus Margus küll ei lähe, ta läheb sellist flex-liini ja väga hästi kannab. Nüüd on vaja õnnelik olla. Vasakust august minna, aga võt, mina olen piisavalt amatöör, et ma siin leian ennast OB-st rohkem kui mitte. Ma ütleks ka, et see on vägagi siuke triki rada ja eriti Pro-tiialalt on mõlemal pool see OB ajab närvi ja siis see teise viske ajal mängu tulev kraab, nagu kus on puud igal pool. See on ka raske läbisaamiseks. No vaatame. Väga turvaline vise, nii peabki. Kraavi sisse või? Aga kas ta skipis nüüd? What? Mis pae näitab meil 17. ei näita, et OB oleks saan, nii et tundub, et jääb mõnusasti sinna õigesse kohta äärde, aga kes viskas siiski rajalt välja, on kahju. Juhani läks jah, nii et järelt Margusel ja Erkil mõlemal jäi sinna paremasse äärde, aga napilt sisse. Nii et ja arvestades, et Margus on seal konkurentsis ja Juhani ka, siis see oli nagu õnnetu lugu. Ja see on nagu väga siuke swing, mis võib tähendada, et punktid muutuvad peale seda üldarvestus. Jah, kui avaviskagi siia selle kaeviku või selle nõlva lähedale saada, siis lähenemine enam kõige keerulisem ei ole, oleneb tõesti täpselt, kus see esimene vise maandub, et kas on mugav või ei ole, aga üldiselt kuskile siia lähedusse saaks saada, välja arvatud ilmselt sellisesse kohta, kus on hetkel meil Margus, kus sa ei näe mitte midagi. No sa vaatad ikkagi ära need puud ja mille vahelt nüüd tuleb visata, et ta on ikkagi parem, kui olla nagu näiteks 20 meetrit ennem seda kaevikut, et siis on vaja neid käppe ikka tabada, siin see nagu... Ja kes on siin jälginud Marguse visket, siis Marguse lemmik viskestiil on eestkäe Anheuser. Jah, loeme ära. Ja ta valdab seda väga-väga hästi.
nii, no paneme Erkile ka, et mõni putt ikka sisse läheks nüüd mingi lootuse peale ja Vatsa. jess. No seda et oli vaja, ma arvan, siukse enesekindluse boost'i jaoks. jah, eks selleks hetkeks ongi see tunne, et kõik on niikuinii läinud ja, aga noh, ikkagi midagigi. jah, sest et noh, lõpptulemusel ikkagi siin paar skoori siia-sinna ikkagi tahad maha tulla, kas sa oled esi 50% või tagumises 50%. No see on tõsi ja ikkagi reitingu mõttes ka ikkagi, noh, ühesõnaga mängi korralikult ja Margus juhib ühega Gunnari ja Johani ees, et väga huvitav ja meil on põhimõtteliselt saare rada, kuigi ta paremalt poolt ei ole saare, aga vaatame, väga on soliidne. ja see oli Gunnar, eks ju, nii et pinge pandi peale. aga noh, eeska virtuooside jaoks see rada ei tundu olevat lihtne selle tiiela pealt. Vau. Margus näitas ka, et see ikkagi ei ole kõige keerulisem. Siin on muidugi Juhani see ka, peab Olari tegema. et viska saarele aga siis ei ole ka alati kõik kindel, aga mida teeb meil Erki? no eksis vist selle liiniga selgelt, jah. nii, Johani. ta teab, et Olarit on vaja teha, sest et Margus oli bullseye's. Aga siit läks Juhani võiduvõimalus. just, ja see on nüüd uus drop zone, kus siis saarele mitte saanud peavad viskama oma kolmandat viset. hea uuendus, aga kahjuks siit on siiski mõnevõrra raske, siin on üks puu ees ja vasakukäelisena äkki on parem joon. jah, ja siin meie fotograafiga oleme juba pingsalt jälgimas, sest ka meie vaatasime skoore, et kõik on võimalik siin. Tol päeval võin teile öelda, väga-väga paljud divisionid pidid ümber mängima just millegi tõttu, kolmandaid kohti väga palju ümber mängima. no nii, korraks küll Gunnar viigistas, aga nüüd Margus pani sisse ära ja tõusis -11 peale ja võttis võidu. jah, ja ei pidanudki esimest ja 18. rada ümbermängimises kasutama, vaid siin mehed otsustasid ise oma paremusjärjestuse ära selle ringiga. Ja teades ka seda, et Margus siin lootis jõuda Männikule nädalamängule, siis see õnnestus tal ka sees. siin näeme Aivar Unti, kes tõusis vist 4. kohale lõpparvestuses just hea ringiga. Aga sellega me saamegi tõmmata joone alla sellele videole, nii et aitäh sulle, Rainer. aitäh sulle kutsumast. Ja kohtume kõigiga rajal või siis näeme mõnes järgmises videos. Tšau, pakaa!